Järgmiseks proovime siis natuke juba keerulisemat. Paneme mitu asja kokku, teeme küüslauku siis soolvees. Et siin on siis toodud koostisosad, mida selleks vaja on. Esmalt teeme siis sellise soolalahuse. Et soolalause kogus muidugi sõltub, kui palju te küüslauku fermenteeruma plaanite panna, aga tuleb siis teha 2% soolalahus. Selleks siis kaalume vastava koguse soola ning lisame vett, et see siis sõltub, kui suurt kogust küüslauku te plaanite korraga hapendama panna. Tegelikult on soolalause tegemine kohe lihtne, aga nõuab kindlasti täpsust ja ka head silmamõõtu, mida vist hetkel mul väga ei ole. Aga selle lahendab täpne kaalumine. Kui soolalahus on ilusti valmis, esmalt paneme küüslaugud purki, seejärel lisame vastava koguse soolalahust, enam ei ole kaaluda vaja, põhimõtteliselt on oluline kõik ilusti katta, nii et see jääks tihedalt. Ja selleks võiks tegelikult midagi sinna katteks panna, kes hapuvõrka hapendavad, need teavad, et sinna pannakse tavaliselt mustsastarlehed, tillilehed, et ilusti nagu mingisugune surve sinna peale. Näiteks üks lahendus võiks olla selline. Selleks, et meie fermenteerima pandud küüslaugud siis ei hakkaks roiskuma, tuleks viia pH alla. Kõige lihtsam selleks kodus on võtta sidrun ja prigistada natuke sidrunimahla. Purgi kohta, mis on umbes 200 ml, et siia võiks siis lisada circa 5 grammi sidrunimahla. Minu pH riba on tegelikult skaalast väljas, ehk siis ta läks juba natuke hapumaks, kui pH riba järgi vaadata, aga see ongi sobiv, et just sellises vahemikus, et ideaalis, ütleme, kui väga jämedalt öelda, siis ta võiks olla alla 4 see pH. Ja tegelikult nii lihtsalt meie 2 esimest retsepti ongi, et nüüd tuleb lihtsalt panna need ootele, olla kannatlik ja tegelikult aeg-ajalt tasub neid muidugi jälgida, et ei ole midagi nendega, näiteks hallituse poisid meid seal segama tulnud, või siis, et kui nad aeg-ajalt keerata ka kaant, sest fermentatsioonil tekib ikkagi gaasi, et aeg-ajalt lasta natuke gaasi välja. Kindlasti tasub neid lõhna nuusutada, võiks neid tihti, maitsta võib-olla esialgu mitte, et tasub kindlasti vähemalt 1 nädala kindlasti oodata, võib-olla isegi rohkem, aga siis ütleme nädala või 2 pärast me vaatame, mis nendest saanud on.